saatele lükkavad käigu sisse Swedbanki kasko- ja liikluskindlustus. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist! Nädal on taas läbi saanud. Ma ei saa aru, kuhu see aeg läheb. Tohutult kiiresti need nädalad otsa saavad ja juba on aeg sealmaal, et jälle motomelu on eetris. Aga me oleme väga tublid olnud, kokku pannud väga palju erinevaid põnevaid lugusid. Näiteks käime ära Viljandis. Tutvustame teile sellist uut maasturit, mis kannab nime Bike. Ilmselt väga paljud teist ei ole üldse sellist masinat kuulnud, veel vähem näinudki, aga seda me kohe teile näitame. Käime ära loomulikult ka veel Tartus, sest CF Moto tutvustab teile elektrilisi UTV-sid. Meil on ka uus hea sõber, Swedbank. Tema räägib meile, milliseid teenuseid pakkuda on ja saadet alustame matkaautodest. Millist matkaautot endale valida ja äärmiselt oluline nüanss veel juurde, milliste lubadega matkaautodega sõita võib, aga sellest kõigest juba lähemalt. Eestis on üha populaarsemaks ja populaarsemaks muutunud läbi aastate matkaautod. Mis asjad nad on, millised on need erinevad versioonid ja millal nendega põhiliselt sõidetakse? Sellest nüüd loos rääkima hakkamegi. Enam levinud keretüüp on poolintegreeritud matkasõiduk, ehk siis tegemist on masinaga, mis on nii-öelda rahvakeeli kaubiku ninaga ja poole pealt aetud laiemaks ja sinna on ehitatud elamuosa taha. Järgmine on täisintegreeritud, ehk siis elamuosa on ette välja toodud ja nendel ei ole enam kaubiku nina, sellel on selle tootja jupid on ees, klaasid, ta näeb välja kandiline. Nendel poolintegreeritutel langeb voodi, kus on sissekäigu uks ja see piirab välja käimise ära, kui ta on avatud asendis. Aga täisintegreeritutel on voodi on ees, voodi saab alla lasta, niimoodi, et saab ilusti sisse välja käia. Siis on vänn. Vänn on lihtsalt nii-öelda kaubik ja neid on, mis pigem kõige rohkem ise ehitatakse. Et on üsna madala eelarvega. Ja neljas selline enam levinud on alkoov, ehk siis samamoodi on ta peaaegu pool integreeritud, ta on kaubiku ninaga, ta läheb keskelt laiemaks, elamuosa on taga, aga piini peal on selline nii-öelda müts või nokk. See magamiskoht on seal, et sisuliselt nagu täisintegreeritul, aga ainuke vahe on see, et ta lihtsalt on füüsiliselt kõrgem, et need on need 4 põhitüüpi. Aga sealt edasi võib minna lõpmatuseni kuni Expedition autodeni välja, mis võivad olla väiksed 4 veo peal, aga samamoodi võivad olla 6x6 või 8x8 ehk päris nagu suurte rekkate peal ja kus on kogu elamine kaasas ja nendega käiakse nii Põhjas kui Aafrikas. Siia juurde ju tegelikult kuulub üks puhkamise võimalus veel. See on Haagis suvila. Jaa, et see on täitsa eraldi ja teine maailm ja üks ei ole halvem kui teine, et nende autode eelmise jutu jätkuks miinus ongi see siis, et väikestes linnades on keeruline liigelda, parkimiskohta leida, pluss on see, et sul on kõik asjad kogu aeg kaasas. Haagis suvila on lähed, sõidad sinna kämpingusse ära, haagita lahti, paned oma laagri püsti ja lähed autoga linna. Tuled tagasi, sul on seal kõik toolid lauad, et sa ei pea seda vahepeal kokku pakkima, et need on täitsa eraldi asjad ja mõlemal on omad tugevad plussid. Oleme ausad, päris keeruline on tegelikult ju otsustada, et mida tahaks, kuidas tahaks, kõik oleneb ju situatsioonist. Kõik oleneb situatsioonist ja mida rohkem sellesse süveneda, seda keerulisemaks läheb. Alguses nad on lihtsalt ühed valged kuudid, aga et kui sa saad need keretüübid selgeks, sa saad need lisad selgeks, neid võimalusi on seal meeletult, et siis läheb alles keeruliseks. Osad matkaautod on B-kategooria sõidukid, aga nad on juba paganama suured. Kas see üleüldse tohib sõpru või sööke kaasa võtta? No kui ta on B-kategooria, siis temaga sõita tohib, aga täpselt asjakohane küsimus, et kas tohib sõpru kaasa võtta, seal tuleb vaadata tehnilisi passi
ja kui sul on tõesti kandevõime, me oleme näinud, on isegi ainult 290 kilo jäetud, et siis sisuliselt lased veepaagi täis ja võtad asjad kaasa või vastupidi, võtad sõbrad kaasa, ei saa asju võtta, et seda tuleb jälgida ja see on nende B-kategooriate miinus, et need kandevõimed on väga madalalt, lähevad lõhki. No, täna on ju pigem see, et B-kategooriaga sa saad sõita ütleme mingi kergema, väiksema matkaautoga, mis vähekenegi on juba premium-klassi matkaauto, läheb üle 3500 täismassi ja juba vajab vähemalt C1 kategooriat. Kas või kui palju on näiteks matkaautode omanikud, huvilised tulnud teie juurde, et tahavad lubetehas, et saaks matkaautoga sõita? Tegelikult päris paljud. Eriti, ma ütleks, naisterahvad on paljudel juhtudel, kes tulevad tegema siis C-kategooriat just nimelt sellepärast, et vedada või sõita selle matkaautoga näiteks. Miks on üldse oluline see õige kategooria juhiluba ära teha? Juhina, see on paraku päris levinud arvamus, et ma võin ju saada niimoodi kuidagimoodi läbi. Samas tee peale minnes kontrollijad, politseinikud, kui Euroopasse minna ka tee peal kõik need kaalud ja muud asjad, nemad ei vaata seda niimoodi. Kui sul on vastavat kategooriat ei ole, sa sõidad lubadeta ja seal on trahvid päris suured. Kuni sinnamaani, et sa jäädki sinna koha peale ja pead otsima teise inimese, kes selle auto sealt ära liigutab. Kui ikkagi on tahtmine teha C-kategooriat või C1 kategooriat, siis tegelikult ajaliselt see võtab umbes 6 aega. Teooria õppimine on iga inimese enda aeg, kui kiiresti ta suudab selle ära teha. See enamus teooriaõpet meie autokoolis käib läbi e-õppe ja sõidutunde on minimaalselt ette nähtud 10 tundi, 10 korda 45 minutit ja kes vähekenegi saab sõitmisest aru, saab selle 10 tunniga hakkama. Eestlaste matkaauto hooaeg kestab juuni, juuli, august, aga tegelikult see ju ei ole nii. Tegelikult saab ju kogu aeg sõita. Jaa, sõita saab kogu aeg ja on olema spetsiaalautod, aga ka mina oma kogemusest, et ei pea olema seda kallist vedelikpõranda soojendusega, keskküttega, paksu seinaga, et saad selle ekstreemi kätte ka selle tavalise vänniga. Kindlasti on vaatajate hulgas inimesi, kes mõtlevad, et võiks osta. Kas sa jagad ka soovitust, et kõigepealt rendi, vaata, mida sa tahad osta ja siis osta? Ma oleks seda ise öelnud kohe ja ma ütlen seda oma klientidele ka, et rentida ja mitte ühte, vaid mitut, et eelkõige saada ära sellest planeeringust ehk et layout, et kus on vets, et mõnel sobib, kui vets ja tuss on ühes kapis, teisel ei sobi, peab olema teistpidi, kuidas on voodite paigutused, et kindlasti enne kui endale osta, siis proovida erinevaid rendiautosid, just nimelt erinevaid keretüüpe ja erinevaid layout'e. Ja ma luban, et ümberehitusest ei pääse, et nii või naa tuleb neid modifitseerida, aga et see siis juba kõige vähem oleks seda teha. Ümberehitamisega on lugu selline, et see teekond võib olla lõputu. Täpselt nii kaugel, kui fantaasia ja rahakott lubab minna. Aga tegelikult on ju matkaautode puhul mingid sellised must be, ehk siis sellised asjad, mis peavad olema, kas sa tahad seda või sa ei taha. Mis need võiksid olla? No, minu esimene asi, et Eestis ei ole asi nii hull, aga kui minna Euroopasse, siis narkomürgi vingugaasi andurid, et lihtsalt neid une pealt rööve on nii palju, varastamisi, et hommikul tõused üles, uksed on lahti, kõik on ära vahetud. Rääkides siis elementaarsest, et tõesti, et võiks aku ära vahetada, panna liitiumaku. Ja liitiumaku on ka see, et ta ikkagi kestab hästi, et ei pea muretsema nüüd, et kuuled, et ära täna raamatut loe, et muidu lähe hommikul käima, eks, et tuled võivad põleda ja võiks panna inverteri, see ei pea olema võimas, aga et sa saaksid laadida arvutit rahulikult. Silver, sul on nii pikk kogemus matkaautodega, kas inimene võib tulla sinuga ühendust võtta ja nõu abi paluda? No absoluutselt, sellel on ainult rõõm, et sama jutt, mis me siin praegu tegime minutites, tegelikult võib olla tundides ja väga palju kliente, kes on käinud, tulnud ühe mõttega, on läinud siit ära hoopis teise mõttega ja tellinud auto või käinud rendiautoga sõitmas, öelda, et ma tahan nüüd sellist. Aga jah, et meie toome, et kui Eestis on sõltub hooajast 300-400 matkasõidukit müügis, siis Euroopa, kus on meie turg, kus me toome, on 80 000. Et me kindlasti leiame midagi.
Sellest aastast alates on meie sõprade ringi lisandunud uus liige, nimelt Swedbank ja iga kuu katsumegi üle vaadata siis, milliseid teenuseid, tooteid Swedbankal pakkuda on. Swedbank on ettevõte, mida ma usun küll, et kõik eestlased teavad, pigem läbi panganduse. Aga te olete ju seotud päris tugevalt ka ikkagi sõidukite, autode ja kõige selle juurde kuuluvaga. Siin vaielda ei saa, et me oleme klientidel kindlasti või üldiselt Eesti inimestele tuntud bränd, sest et inimesed on kogu oma elutsükli vältel meiega kuidagi seotud. On see siis võib-olla nooremas eas esimesed kogumised, võib-olla esimene koduost või sõiduki finantseerimine, kuni siis investeerimiste ja muude teenusteni välja. Ja siit nimistust loomulikult ei ole puudu tegelikult kindlustus. Eristumine kindlasti tuleb välja sellega, et kliendil on võimalik kõik meil ühest kohast korraga saada, mis tähendab siis seda, et näiteks kui ta tahabki finantseeringuga sõidukit osta, siis ühe jadaga ta tuleb meile sisse liisingu päringuga ja juba siis liisingu käigus või liisingu taotluse ülevaatamise käigus me hakkame juba keskenduma ka kindlustusele, ehk siis liikluskindlustusele, kaskokindlustusele, kõik, mis vajame, katame ilusti ära. Ja klient saab kõik need tooted meil nii-öelda majasiseselt meie brändi alt, ehk siis meie ise seda pakume ja me ei pea seda kuskilt sisse ostma. Mis teeb kliendi jaoks kogu selle teekonna lihtsamaks, kergemaks, ka hilisemates etappides, näiteks kahjukäsitluses. Neil on endiselt sama üks vastaspool, kelle poole pöörduda. Kõik saab ühest kohast kätte ja ütleme niimoodi, et kui me vaatame sõiduki omanikke, kes kaskokindlustust saavad sõlmida, sest et tavapäraselt kaskokindlustuse puhul on väikesed piirangud sõiduki vanuse mõttes, et kui meist rääkida, siis kuni 14-aastased sõidukid on need, mida me kindlustame, siis päris suur osa turust on oma sõiduki otsustanud meie jaoks kindlustada ja ühtlasi on see ka kinnituseks, et klientidele väga hästi sobib see lahendus, mida me pakume. Kliendid hindavad teie sisu, aga mis see sisu on, mis nad saavad? Täpselt nii, väga hea küsimus ja mida me siis klientidele pakume kaskokindlustuse näol on tegelikult äärmiselt lai kaitse. Klient saab valida endale, tegelikult klient saab valida 2 paketi vahel, standard, eliit, aga ilma detaili minemata, siis klient saab meilt kogu riski kindlustuse kasko näol ja ka kogu risk siis laias laastus, kui hästi lihtsalt kokku võtta, tähendab seda, et meil on tingimustes hästi lihtsalt toodud välja välistused, mis ei ole kaetud, aga kõik muud ootumatud õnnetusjuhtumid on kaskokindlustuse alt tegelikult kaetud. Olenevalt sõiduki omanikust võivad olla seal vajadused erinevad, kes soovib asendusautot, kes ei soovi asendusautot. Nüansse on palju, aga päeva lõpuks on kõige olulisem see, et kõik need ootamatud juhtumid oleksid kaetud, sest et statistikast me teame, et pluss-miinus siin iga 3. kaskokindlustuse omanik satub õnnetusjuhtumisse või vastupidi, iga kaskokindlustuse omanik satub ühe korra õnnetus 3 aasta jooksul. Kumba pidi teisendada, on ju? Me oleme nüüd tutvustanud Swedbanka erinevaid võimalusi. Kas midagi jäi veel rääkimata? Absoluutselt palju sai juba kaetud, aga see loomulikult ei ole kõik, sest et tegeleme paljude muude asjadega veel, igapäevapangandusest finantseerimise, investeerimiseni, aga kindlustuses tegelikult on meie võimalused klientidele kõvasti laiemad, näiteks elukindlustus ja laenumaksekindlustused ja loomulikult igal ühel peaaegu on olemas kodukindlustus, korterelamukindlustus ja maksekindlustused samamoodi. Nii et valik iseenesest on lai, kui klient pöördub meie poole mingisuguse soovi, mingisuguse murega, ma olen üpris kindel, et me leiame ka sinna mingisuguse lahenduse, et kuidas tema kindlustusvajaduse ära katta. Mobile autokeskus, järelturu boss. Idealautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaali saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Sõida Swedbanki netipanka, sest meilt saad tavalisest laiema kaitsega kasko ja hea hinnaga liikluskindlustuse.
Uus aasta tuleb ka automüügisektoris uute uudistega. Uus Hiina autotootja on jõudnud ja sisenenud Eesti turule ja selleks on Bike. Pareme viiendis, et uurida, mis masin see Bike on. On siis süke linnamaasturist vähe võimekam sõiduk, mis siis pakub 4 vedu, hübriidi ja sükest kõrgemat clearance'it ja väga head varustust. Tegemist on siis koostööpartneriga, kes on ühtlasi Mersuga, toodab koos autosid, seal on neil ühine ettevõte, mille osanik siis on Mercedes-Benz 49% ja Bike on siis 51%. Bike on tootnud Hiinas Jeep autosid. Seda nad tegid siis 80-ndatelt kuni 2009 aastani. Siis Bike põhimõtteliselt sai niitsi Jeep autostruktuuridelt, 4-veost ja kõik sellisest kohtadest, et see auto baas või vundament algabki siis Jeepist ja siis edasi läheb ta põhimõtteliselt Mercedese varustusosadeni. Ta on iselaetav hübriid ehk siis HEV, mis arendab välja koos sisepõlemismootoriga 206 kilovatti. Ehk siis tal on olemas siis 1 5-liitrine bensiinimootor ja 2 elektrimootorit. Eesillas 1 ja tagasillas 2. Sellel autol on keskmisest suurem võimekus, ehk siis tal on elektrimootoritega, tal ei ole sellist kardaani, mis vajab siis tagumiselt rattaid ringi, et tal on olemas elektrimootor ja tal on olemas selline kämpimisrežiim, millega on siis võimalik auto välja lülitada näiteks, vajutad kämpimisrežiimi sisse ja autost on võimalik saada elektrit siis kätte. Istmed käivad alla ilusti, sinna on võimalik magama heita, seal on võimalik madrats sinna sisse osta. Madratsid on 2 versiooni, ehk siis on võimalik siis läbi pagasniku panna madrats sinna niimoodi, et istmed käivad siis täiesti siledaks, aga on ka võimalik niimoodi, et juhi ja kõrvaliste peatoed käivad ära ja istmed lähevad täiesti alla lappi ja madrats on siis võimalik sinna sisse panna. Ehk siis ta ühildub ära selle teise rea istmereaga. Siis autol pagasnikus on eraldi veel laud, mis on ühtlasi ka riiul, aga see on võimalik välja võtta, tehas on pannud sinna jalad kaasa, jalad saab ilusti alla krüttida ja saab omale söögilaua sinna isegi leiutada. Saadate veel tähti ka nautida kallimaga. See auto on hetkel veel Eestis ainukene, aga ilmselt mitte kauaks. Jah, selles kuus saabuvad esimesed sõidukid, millest juba tegelikult selle ainsa sõidukiga oleme suutnud müüa juba 10 sõidukit ette. Ja plaan või selline maht ühesõnaga selles aastas on pea 80 ühikut. Selle auto leti hind on 35 900 eurot. Ja selle eest saab siis 4-veolise hübriidsõiduki väga hea varustusega. Sa ennist just ütlesid, et sa suutsid selle auto isegi endale maha müüa, nii et järelikult selle autot on? See autot on jah, et seda kindlasti peab ise proovima ja ma julgustan kindlasti kõiki proovima nägemalt. Tähelepanu nüüd kõik teie, kes te tahate saada ATV-d, aga samas istuda justkui nagu autoroolis, kinnist kabiini, kallutatavat kasti ja miks mitte ka väikest audiosüsteemi. Teie jaoks hakkame nüüd tutvustama UTV-d. Jah, Kaspar, me räägime UTV-st, aga siinkohal väga erilisest UTV-st, nimelt elektrilisest UTV-st. Ütleme nii, et Ameerikas nimetatakse või suure lombidaga nimetatakse seda hästi tihti siis side-by-side sõidukiks, ehk siis kõrvuti istumise sõidukiks. Meie jaoks on ta lihtsalt kabiiniga sõiduk, mida on võimalik nii lahtise kui ka kinnise kabiiniga soetada ja vastavalt sellele siis on ka sul lisaks kabiinile asi juures, mida sul tavaliselt siis ATV puhul pole, on sul veokast, mis on siis ka kallutatava funktsiooniga. Kelle jaoks UTV on mõeldud iga inimese jaoks, kellel vähekinegi maastikusõidukit on vaja, millega natuke suuremas mahus tööd teha. Et sama kallutatav kast, kabiin, 4-rattavedu, et sellega saab põllumees, tava lõbusõidu tegija, ennekõike siis ka jahimees ja mingisugune
igasuguste turismitalude ja nende omanikud samamoodi saavad ikkagi seda kasutada just sedasama funktsionaalsuskasti näol. Kui palju see elektrimootor nüüd kliendibaasi või seda huvigrupi baasi võiks laiendada? Noh, konkreetselt see elekter UTV põhjal annab tegelikult natuke teise suuna siis just turismitalude puhul, kus näiteks sul ala kämpingud hoovi peal, mõnes kämpingust on näiteks mingi abielupaar või sõprusseltskond juba välja kolinud, aga seda on vaja koristada, teises kämpingus jällegi mingi perekond magab veel, et sa ei saa minna pläristada mingi ATV või bensumootoriga UTV-ga seal samal ajal, et siis sa saadki minna vaikselt oma elektri UTV-ga sinna, teha neid koristustööd ära, asjad kõik sinna kasti visata ja jälle oma teed edasi minna. Ja samuti siis igasugused piltlikult Tallinna loomaaed, Elistvere loomaparki, siuksed, kus ikkagi loomade igapäevased tegevust on, et ega sa ei taha ju loomi hirmutada mingi sisepõlemismootoriga seal kuskil meetri kaugusel päristades, et need on ennekõike need kohad, kuhu see tegelikult väga hästi sobib ja ega noh, kes keelab sul ka oma majapidamises selle elektri UTV-d kasutada, et sa ei pea ju siis ka enda koduakna all mingisuguse bensumootoriga päristama ja tema võti tegelikult või võlu seisneb ju selles, et sul puudub ka vajadus kodus omada mingi bensu või seda kuskil kanistritega tuua, et sul tavalisse seinakontakti põks laadima ja sa saad selle asja ilusti ära laadida. Kui palju selle UTV-ga sõita saab? Me oleme ise seda UTV-d testinud täitsa talvistes oludes aasta tagasi ja saime sealt siis 70+ kilomeetrit. See oli mingi niisugune suurusjärk vist 10-kraadises külmas, et noh, ütleme, et täna turvaliselt tuleks ikkagi 70 kilomeetrit ja nõks peale. Mis on täiesti piisav, sest et kui sa lükkad maja ümber lund, tõepoolest turismikohas koristad, toimetad 70 kilomeetrit on ikkagi pigem ikka väga pikk. See 70 oli mööda maanteesõitu, ehk siis niisugusel suht tippkiirusel, et kui sa veel võtad tavalise kodutoimetuse juures, siis sa ei kasuta ju maksimumressurssi ja siis tuleb sul seda kilometraaži tegelikult isegi rohkem. Kas UTV-d on Eestis populaarsed? Järjest populaarsemaks läheb. Ta ei olnud nii populaarne, inimesed natuke pelgasid seda suurust ja võib-olla ka hinnaklassi. Täna ikkagi nähes eelnevat aastat ehk 25 aastat siis UTV huvi inimestel UTV-de vastu ja UTV siis müüginumbrid näitavad ikkagi väga suurt tõusu, nii et mina ütleks, et täna eestlane on leidnud endal UTV reaalselt vajaduse. Ja siin, nagu me juba ühe masinagi ees näeme, lumesahk kannatab täitsa lund ka lükata. Ja kusjuures seesama elektriline UTV on meil täna kampaanias, kus sa saad selle soetamise hinna eest, milleks on siis 17,990. Selle saad sa siis ka lumesaha kauba peale. Jah, kuna ta on nelikveoga ja lisaks on tal ka veel sillalukud, kus on sul siis ka võimalik veel seda haarduvust või nii-öelda siis neljarattavedu veel parendada selle sillalukkude näol. Mis arvad, kui palju see elektrimootor sõidumugavusele, sõiduomadusele kaasa aitab? Sõidumugavusele ta nüüd vaevalt väga rohkem kaasa aitab, kui see, et sul puudub lihtsalt see sisepõlemismootorist tulev müra. Et ega noh, jah, ütleme, elektrimootori kiirendus on nii ehk naa siuke teistsugune tajutav, et seal ei ole mingisugust vahejätkusid, et on püsiv konstantne kiirendus. Aga mina võib-olla tooks kõige suuremaks erinevuseks ikkagi sõidumüra, sest rehvist tuleb küll mingisugune müra ikka seal ongi, aga see mootori müra kui selline on ju nulli viidud, et seda ju ei eksisteeri. Nii et täiesti mõnusalt, kui oled kellegagi koos, ajad juttu? Just. Et sõidumüra puudub ja saad rahulikult muusikat kuulata ja kõrvalistujaga juttu ajada. Kas ta on selline nišitoode, mida tuleks täna tellida ja pikalt oodata? Õnneks mitte. Täna meil täitsa on neid saada. Saade selleks korraks läbi. Aitäh, et vaatasite. Järgmine nädal tuleb taas üks põnev matkaautolugu. Nimelt võtame ühe matkaauto ja läheme sellega talvistesse oludesse seiklema. Teeme sauna ja palju põnevat muudki. Aga nagu ikka, kui teil on häid mõtteid, ideid, mida me oma saates võiksime veel kajastada, siis andke meile sellest teada ja vaadake ikka meie sotsiaalmeediakanalid ka üle. Näeme juba järgmisel laupäeval. Seniks aga nautige mõnusat talveilma.